Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. MM-rallide lahutamatuks osaks on saanud kuulsuste sõidutamine Shakedowni lõpus ja seekord Rally Estonial istusid autodesse Nöpp, kes sai siis Jorn Armstrongi kõrval istuda ja Henri Sildaru, kes sõitis Esa-Pekka Lappiga. Ja no nende meeste emotsioonid, eriti Nöppi emotsioonid, olid vägevad. No kui suuri mune vaja oli, et siin sõita? Kusjuures munad olid litsutud küll, aga John pani korralikult full sendi, väga lahe kogemus. Hirmus? Kusjuures, kuna tahan näha, et on nii hull ekspert, siis selles mõttes nagu elu eest hirmu mul ei olnud kordagi. Pigem ma lihtsalt nautisin seda adrenaliini, mis kehas tekkis. Pluss meil tekkis väike pett tema videograafiga, et ma proovin laulda oma suult laulu full sendi selle katse ajal. Ja siis ta oli kindel, et ma ei saa sellega hakkama. Ma häälega ei saanudki laulda, sest mu mikrofon oli Johni kõrvas nii vali ja nad ei saanud seda maha ka. Ehk siis ma tegelikult ei tohtinud, või mitte ei tohtinud, aga ma mõtlesin, et ma ei hakka siis nagu karjuma ka. Ja siis ma lihtsalt proovisin full sendi laulda. Ehk siis pärast näeb, kas tuli välja. Kas autod hämmastas ka, kuidas üldse võimalik autoga sõita, et teel püsida või sihukest tunnet ei olnud, et siin ei ole võimalik tee peale jääda? Ei, no see on ebareaalne skill küll, mis nendel rallijuhtidel on. Et see on nagu ikkagi maailma klass ilmselgelt, aga väga lahe ise niimoodi kogeda seda. Kui palju sa juhiga jutustada jõudsid? Tead, ma sõidu ajal ei jutustanud üldse, sest ma proovisin olla võimalikult vait, et mitte, sest on päris katseaeg on ja ma ei tahtnud teda segada. Aga enne sinna sõites ja tagasi sõites rääkisime väga palju ja ülimuhe tüüp ja kindlasti hoian pöialt talle edaspidi. Kas istuksid veel masinasse? Ja, ma võiks kohe minna teisele ringile ka, mulle väga meeldis, et selles mõttes vabalt. Ja. Üksik võivad? Ja, õnneks küll. Kõik on hästi, väga lõbus oli. See, kuidas auto külges ikka läheb, see on ikka omamoodi. Hirmu peale ei tulnud või? Ma ütleks, et enne starti oli kindlasti ärev ja siuke, et okei, et mis nüüd saama hakkab, aga kui esimesed kurvid tehtud oli, siis ma ütleks, et nii hull isegi ei olnud. Ma olin valmis vist hullemaks. Ei olnud sellist tunnet, et auto tee peale ei jää mingil juhul? Eks mõned korrad oli küll, et võib-olla siin kurvis võiks natuke aeglasemalt minna, aga ei, juht teab, mis ta ikka teeb ja selles mõttes, et võtsime kõik kurvid just ära. No võrdlen oma hüpetega, kas mõnda rasket hüpet on hirmsam teha, kui siin autos istuda? Ma arvan, et mõlemad on omamoodi hirmsad, et võib-olla oma hüppeid teha on isegi lihtsam, sest et väiksest peale teinud ja tead, mis sa tegema lähed, et siin ikkagi täitsa uus kogemus. Kui palju aega võtsid mõtlemiseks, kui selline pakkumine tuli? Ma ütleks, et pigem ikkagi kohe, et teeks ära, et ma arvan, et sul on ainult üks võimalus sükest asja kogeda ja miks mitte proovida. Kas plaanid nüüd spordialaga vahetada? Ma arvan, et ikka oma ala juurde, aga kindlasti oleks huvitav ka siin kärt proovida. Ja kui palju sa oma juhti usaldasid? Ma arvan, et täielikult, et ikkagi kogemust on ja teab, mis teeb. Nii, et, Aga kui palju sa nagu nautida said seda üritust? Ma ütleks, et sõit oli selles mõttes, et stardis võib-olla oli natuke see, et kuidas kõik olema saab, aga kui juba esimesed paar kurvi oli tehtud, siis nägid, et kõik sujub ja siis lihtsalt nautisid. No driftimees ütles, et Katsuta oli terve selle sõidu temaga nagu juttu puhunud ja väikest viisi sõitud, et kas Lappi nagu ka kõneles väheke või surus ainult gaasi? Me lõpupoole kõnelesime, sest poole peal meil tuli puncture, et siis me täiskiirusega lõppu ei sõita, aga et siis natuke juba vestlesime ka. Aga sa natuke nagu kaarti ka talle teoreetiliselt lugesid või põhimõtteliselt see jäi puhtalt Lappi mälu järgi sõitis? See ikka tema mälu järgi, et mina kaarti ei lugema ei hakanud. Okei, aitäh!